Tere, aiandushuvilised! Eks pühendunud hobiaedniku tunneb ära selle järgi, et kevadel on kõik aknalauad ja kõikvõimalikud valges kasukohas riiulid täis erinevaid potsikuid ja nõusid, millel on sildid juures ja mis on iga aedniku enda isiklik aare. Ehk siis märts on suurepärane kuu alustada taimede ettekasvatusega. Ja eks pühendunud ja teadlikumad aednikud on oma kangemad sillid juba ka jaanuaris ja veebruaris ära külvanud. Aga sel juhul on kindlasti vajalik ka taimelambi olemasolu. Mina alustan tavaliselt sellist suuremat ettekasvatust ikkagi märtsis, sest mul ei ole nii palju võimalik kasutada neid kasvulampe ja tegelikult ka nende taimede puhul, mida mina armastan kasvatada, ei ole nii pikk ettekasvatusperiood vajalik. Ja kuna minul on kütteta kasvuhoone, siis märts ongi selline umbes täpselt paras aeg seda algust teha. Ei ole vaja ka taimi liiga vara ette kasvatada, sest siis on raske leida ka toas nendele sobivat kohta ja mitmed liigid tegelikult kipuvad välja venima, nii et hiljem on siis nendega rohkem tööd, kui asi väärt on. Alustan ma oma ettekasvatust tavaliselt tsilliga, mis on selline keskvarajane sort ja ei vaja nii pikka ettekasvatusperioodi, ja ühe paprikaga, et California Wonder on selline laialt levinud sort, mis annab igal aastal sama tulemuse, nii et ma tean, et ma saan siit ka neid vilju. Ja siis ka Thunbergia ehk siis mustasilmne Susanna. Et temaga on ka see lugu, et ma mitmel kevadel olen teda juba vaada tahtnud, aga kui mina aiandisse jõuan, on need taimed juba otsas. Nii et sel aastal ma otsustasin ohjad enda kätte võtta ja need vähesed taimed, mida mul vaja on, et need ma kasvatan endale ise ette. Ja nende puhul, kuna ka paprika ja tšilli üldse ei armasta, et nende juuri väga palju näpitakse, siis ma kasvatan nad ette Zifi turbatablettides ja nad tulevad poest sellise armsa väikse nööbikujuga, kus on ka selline väike mulgustus sees, kuhu siis hiljem seeme panna. Ja tavaliselt neid müüakse koos sellise väikse tubase kasvuhoonega, mis on tegelikult väga nutikas, sellepärast et see põhi ongi sellise kujuga, kuhu täpselt need turbatabletid sisse mahuvad ja ma natukene valmistasin ette ka, et ma hommikul juba valasin siia toasooja vee peale ja nad tegelikult paisusid täis juba, ma arvan, 10-15 minutiga ja nad on juba kasutusvalmid ja rohkem mitte midagi tegema ei pea. Ja mulle väga meeldib see, et siia peale käib see gaas, mis täpselt ka siia aluse peale sobib. Ta mitte ainult ei hoia siis seda sobivat kasvukeskkonda, seda niiskust, et nad hästi idaneda saaksid, vaid kuna mul elab siin ka üks väga uudishimulik kass, siis see läbipaistev kate kindlasti suudab selle esimese uudishimu ära tõrjuda. Nii, ja nagu ma ütlesin, ma tahan ette kasvatada endale Thunbergiat, kuna tema on sellise seemnega, kellel on see seemnekest natukene paksem, siis ma panin nad eile õhtul ka leigesse vette juba, et ta tõmbaks oma seemne vett täis. Ja teine selline suvelill, kes tahaks natuke leotamist, et siis seda idanemist kiirendada, on näiteks lillhernes. Et temal on ka selle üle hea meel. Ja kuna eks me aednikena oleme ka alati hästi kärsitud ja olgem ausad, me käime oma külve iga päev kontrollimas, mõnikord mitu korda päevas, siis selline eelleotamine ka lühendab seda idanemise aega, nii et me saame oma väljateenitud tulemuse siis kiiremini kätte. Ja need seemned ma siis näpuga lükkan natukene sügavamale ja hästi õnnelt vaatan, et neil natukene ka mulda oleks peal. Et nemad ikkagi vajavad, nagu tavaliselt sellised suured, raskemad ja paksuma kestaga seemned, nemad ikkagi vajavad seda, et külv oleks kaetud. Ja samamoodi ma võtan siit ka seda paprikat siis. Ja paprika puhul ka ma panen igasse mulgustusse 2 seemet, aga tegelikult ma vaatasin siia paki peale on kirjas ka, et selle partii idanevus on 94%. Et ma isegi julgeksin nende seemnete puhul kindla peale välja minna, et panna 1 seeme, aga ma panen sellise väikse idanevusgarantii. Ja hiljem siis nõrgema idanenud taime, ma lihtsalt näpistan kõrvalt ära. Kuna mul ei ole palju taimi vaja, siis ongi hea, et ma saan tegelikult selle ühe väikse mini kasvuhoonega selle töö ära tehtud. Ja samamoodi ma panen 2 seemet siia väikse mulgustuse sisse ja õrnalt vajutan sõrmega peale ja natukene ka katan, et ta ei tohiks sattuda sügavamale kui 1 sentimeeter, aga ka pool sentimeetrit silma järgi
on täiesti piisav, et aadnikud joonlauda ei kasuta, aga see ongi natuke selline tunde järgi. Ja samamoodi ka cayenne chilliga. Ma sain eelmine aasta ühelt sõbrannalt ühe cayenne piprataime, õigemini ta sokutas selle mulle, nii nagu me aadnikud ikka üksteisega teeme, sokutame taimi. Aga ma olin väga rõõmus hiljem, kui ma olin vilju saanud, sellepärast, et ta on niivõrd laia kasutusalaga chilli ja ta on keskvarajane, nii et kui ma teda ka nüüd märtsis külvan, ma olen täiesti kindel, et ma juba suvel saan esimesed kaunad kätte. Ja ma võtsin ta endale ka tuppa talvituma. Ja teda mind üllatas see, et mitte ainult nagu toidus ja hoidistes ei kasutanud, vaid ta väga hästi ka kuivas, nii et mul on praegu ka veel purgi sees kuivatatud selle cayenne sordi pipraid kaunu. Nii et ma arvan, et sellest ühest sordist piisab mulle kõikideks asjadeks, kus mul mingisugust tulisust on vaja. Ja mida kindlasti ei tohi ära unustada, on etiketid. Nii et isegi kui ma teen siukse väikse külvi ja ma arvan, et ma mäletan, siis ma olen täiesti kindel, et ma ei mäleta, olles ennast paremini tundma õppinud, siis kindlasti ma panen siia Thunbergiale, California Wonderly sordile ja ka selle cayenne piprale juurde need sildid, et ma siis hiljem ei peaks äraarvamismängu mängima, sest tšilli ja paprika tõusmed ja ka taimed on noorena väga sarnased. Ja panen peale selle kaane, mis hästi istub. Paprikad ja tšillid väga armastavad soojusust ja see kiirendab ka nende idanemist. Nii et praegu ma viin need oma vannitoa põrandale, kus on mul põrandaküte ja see aitab neil siis idanemist alustada, aga ma käin neid kindlasti jälgimas. Kohe, kui nad oma nina välja pistnud, viinud kindlasti valguskülla selle aknalauale. Kui ma jätan nad sinna hämarasse edasi kasvamas, nad venivad välja. Need taimed küll jäävad ellu ja näevad taimede moodi välja, aga nendega on rohkem tegelemist. Ja väljaveninud taimed ei anna nii hästi saaki kui need, kes on siis saanud parimatest tingimustest kasvada. Ja praegu märtsis ma ise küll tunnen, et mul on aknalauad piisavalt valgusküllased, et ei ole ka lisalampi vaja või seda taimelampi, et saame siin oma päikesega juba hakkama. Veel märtsis on mul alati kombeks ette kasvatada need tomatid, mis ma siis hiljem istutan oma kütteta kasvuhoonesse. Ja tänavu on mul ka üks uus sort ja mitmed lemmikud. Siis on Indigo Rose, kes on see must tomat, Black ja Red Cherry ja siis ka Brandywine Yellow. Ja lisaks siis on mul natukene vaja täiendada oma kuumasikapeenart. Seekord ma valisin valgeviljalise sordi ja tema on valgusidaneja ja samuti teen siia väiksesse toppisi, kuna tema vajab hiljem ka pikeerimist, sest hiljem ma seda näitan. Ja samamoodi märtsis on täiesti okei juba külvata ka hariliku lõvilõuga ja tema samuti valgusidaneja olmpeemne seemnega ja tema samuti vajab pikeerimist, nii et ma saan siia ühele väiksesse kasvuhoonesse need ka korraga ära külvata, et ma natukene hoian kokku ka siis seda oma akna lauaruumi. Ja mul on siin Vefi ka selline väike kasvuhoone ja umbes sellisena ta mulle ka saabus. Ja ta oli nagu transpordiks ka väga vahvasti kokku pakitud. Et siin sees on veel see läbipaistev kate, mida minul kodus kindlasti on vaja, sest mul elab üks uudishimu kiisu siin. Ja siis on see alus, kus siis vesi läbi ei pääse, aga samas nendest väikestest nelikantide topsidest. Siin on põhijaas auk olemas, mis on väga vajalik külvide puhul, et me neid üle ei kastaks. See vesi saab nõrguda siia. Et siin on väike struktuur ka põhjas, et kui see vesi valgub, liigne vesi, siis ta ei jää nagu kohe sinna alla, vaid saab ikka kuhugi ära minna. Ja mis on veel nagu vahva nende väikeste nelikantpottide puhul, et kui ma siin külvan korraga lilli ja tomateid, siis ma saan neid kergesti nagu lahti lõigata, et kui mul on vaja neid hiljem siis kuidagi paremini organiseerida. Aga selleks, et neid külvata, segan ma kokku segu perliidist ja Horticomi külvimullast. Külvimulda, kui lähete ostma, siis kindlasti pange tähele, et oma külvide tegemiseks ikkagi külvimulla ostate. Tavaliselt on külvimullad siis palju peenema struktuuriga ja nad on väga puhtad, et kui teil on ka eelmisest aastast jäänud külvimulda järgi, siis võib-olla ikkagi ei tasuks neid kasutada, sest võib-olla aasta jooksul on sinna mõni haigustekitaja või halvimal juhul isegi kahjur ennast juba sisse seadnud. Ja see võib tegelikult väga ruttu
meie külvid untsu keerata, nii et pigem ikkagi hankida endale värske muld. Ja ta on hästi peene struktuuriga selleks, et siis see seeme idanevuseks saaks hästi hea kontakti. Et kui on väga suuretükiline muld, siis võib ka selle külvi niisutamise või kastmisega see seeme üldse kuhugi ära kaduda või ta satub liiga suure tüki alla või liiga sügavale seal tükkide vahel, kus ta siis ei jaksa näiteks välja idaneda. Nii et kõik oleks edukas ja algusest peale kõik eeldused oleks täidetud, siis tasub usaldada ja võtta spetsiaalne külvimuld ja siia sisse on ka liiva segatud, mis siis aitab seda tekstuuri ja struktuuri hoida koos siis peenestatud turbaga. Nii, ma natukene valan siia aluse peale. Ja kuna ma teen seda tegelikult toas, kuna minu õueaia toas on meil natuke liiga jahe minu jaoks, siis on väga hea, et mul on see wifi alus siin. Siis ei lähe seda mulda sinna, kuhu ta mitte mingil juhul minu toas sattuda ei tohiks. Ja ma teen teda kätega natukene kohevamaks, aga ta ongi juba päris kohev. Siin ei olegi midagi väga parandada. Ja ma panen juurde perliiti, et siit ma kotist olema juba natukene võtnud, kui ma ühte toataime ümber istutasin, kes ei talu absoluutselt läbikuivamist. Ja sama on meie külvidega, nad ei tohi lihtsalt läbi kuivada. Perliidi lisamine muidugi ei ole kohustuslik, aga selleks, et ikkagi kõik eeldused oleks täidetud ja nüüd ka peale tänast puhkepäeva on mul ees ootamas väga tihe töönädal, siis võib juhtuda, et ma õhtul või hommikul unustan kasta või kontrollida, et kas muld on ikka niiske. Nii et targem on mul ikkagi natukene see perliiti siia sisse panna. Ja tegemist on lihtsalt mineraaliga, kes on täiesti neutraalne, aga tal on see suurepärane omadus, et ta võtab nagu seda niiskust enda sisse, kui niiskust on vabana olemas. Ja kui see substraat hakkab tahenema või kuivama, siis ta samal ajal annab seda taimedele välja. Ja kõik erinevad taimekatsed tegelikult ka näitavad, et perliidi lisamine soodustab taimede juurte arengut. Nii et ettekasvatusega ongi tegelikult selline vigur. Me kasvatame ette taimi, aga tegelikult me kasvatame ette taimejuuri. Ja seda, et kui palju seda perliiti panna, see on natuke selline maitseasi. Aga mina panin praegu sellisele 16 väikse nelikantopsi täitmiseks. Siit läks mu poole 3 suurt peotäit seda perliiti. Ja nüüd, kui ma teda siin sõrmedega läbi segan, siis ma tunnen ka, et ta on natukene kuiv. Kuivem, kui mulle meeldiks. Sest kui ma teda niimoodi peoses pigistan, siis ta ei jää ühte tükki, vaid põdiseb kohe laiali. Aga oluline on ikkagi see külvimuld enne niiskeks teha, kui me külvama hakkame. Sest muidu võib kastmisveega see seeme sattuda täiesti valesse kohta või liiga sügavale ja näiteks mõni valgusidaneja saab hoopiski substraadiga kaetud ja siis ta ei pruugi üldse tahta idaneda. Nii et siin praegu on seda väga lihtne teha sedasama aluse peal, siis ma saan ta ka veel ilusti sõrmede vahel läbi segada. Ja siin mul on see ühe käe kann, et mulle meeldib seda Elfo kannu kutsuda ühe käe kannuks, kuna ta on selline piisavalt väike ja kerge. Et suure kannuga on toas toimetamine natuke siuke kohmakas ja mulle just meeldib ka toalide kasvamiseks, tal on see pikk tila, et siis see vesi läheb sinna, kuhu ta minema peab, nii et ma ei ujuta oma taimeriiuleid üle. Nii. Ja nii tore on näha, kuna ta on peenetükiline, see substraat, külvimuld, siis täiesti minu enda silmade all ta imeb seda vett sisse. Sest muidu, kui turvas on liiga kuiv, siis ta võib olla täiesti hüdrofoobne ja siis läheb ikkagi hea mitu tundi enne, kui ta selle vee enda sisse tõmbab. Aga siin ma näen ka, et see perliit aitab, et ta võtab kohe sellise, imeb selle vee sisse. Ja enne külvi alustamist ka võiks teha selle teada-tuntud aedniku testi, et kui võtad selle paraja peotäie mulda ja siis pigistad teda, siis ta peab olema nii parajalt niiske, et pigistades ei tule sõrmede vahelt vett välja. Aga samas, kui ma peo lahti teen, siis ta jääb niimoodi ühte tükki, aga mitte ka liiga kõvasti. Et siin ta päris ühte tükki kindlasti ei jää, kuna siin selliseid saviosakesi ei ole. Aga näiteks on mõnes aiamullas. Ja edasi on juba väga mõnus selline meditatiivne loominguline tegevus, kus ma siis need 40 potid täidan mullaga. Ja täidan selliselt, et ma ei suru seda mulda siia kokku, aga ma natukene vaatan, et ta ka liiga kohev ei ole.
ja ma ei täida neid päris ääreni täis, sellepärast et ma jätan siia ka kastmiseks ruumi. Ja võib-olla tomatite puhul ma ei tea, millal mul on niimoodi seda aega pühendada, et millal ma neid pikeerida tahan. Ma jätan natukene ka ruumi, et ma saaksin mulda juurde panna. Siis see ka natukene lükkab seda potistamise või pikeerimise vajadust ajaliselt natukene edasi. Ja eks see ettekasvatuse tegemine ongi natukene selline aja mahavõtmine muidu tavapärasest kiirest elutempost ja natukene selline meditatiivne. Ja selle võrra on see rõõm ka kindlasti suurem, kui enda külvatud seemnetest kasvavad ilusad elujõulised taimed. Ja kui neilt veel sügise poole saaki ka saab, siis ma ei tea, kas see on midagi veel toredamat. Hästi mõnus. Ja kui te teete ka seda, kui kõik on nagu lõhnatu ja puhas, nagu mul praegu siin on, siis võib kindel olla, et need külvid kenasti õnnestuvad, et kui te avate näiteks mullapaki ja tunnete hallitust või midagi muud hirmsamat, siis selle mulla kasutamise võiks kindlasti kõrvale jätta ja mitte seda teha. Nii. Ja nüüd ma lihtsalt panen nad siia aluse peale. Hiljem ma saan nad siis puhtalt viia sinna aknalauale, sest tema põhi on puhas. Ja ma saan külvama hakata. Hästi. Ja külvamine on selline täpne töö, nüüd ma võtan kindlalt käest ära. Ma panen siis niimoodi hoopiski, et ma panen igat taime 3 topsi, siis mul ongi umbes täpselt nii palju neid taimi tulemas, kui mul on vaja. Ja igast sordisse on 2 taime, kui saab rannale anda. Ei, jah, täpselt nii ongi. Siis mul endal ei ole nii palju vaja. Ja tomatiga on küll selline asi, et see seeme on piisavalt suur. Nii et siin võib vabalt ka kellegi väiksema inimese appi võtta, kes oma väikeste sõrmedega on ju palju osavamad. Ja ma panen igasse kassetti 2 või 3 seemet. Ühel põhjusel siis selleks, et oleks idanemisgarantii, aga ka selle jaoks, et siis vastavalt, kuidas mul aega on, et kas ma panen mulda juurde, aga kui ma pikeerin, siis ma pikeerin nad kõik ümber, aga kui ma ei pikeeri, siis ma nõrgemad taimed hoopiski näpistan kõrvalt ära ja ikka on kõik hästi. Ilma me siin kindlasti ei jää. Nii. Algusel ma lihtsalt panen nad mulla pinnale ja siis ma sõrmega natukene vajutan nad sügavamale. Nad ei tohi liiga sügavale sattuda, aga selline pool sentimeetrit kuni sentimeeter kõige rohkem. On väga hea ja õrnalt siis siin sõrmega tasandan seda mulda, aga ei vajuta kõvasti kinni, et seda ei ole absoluutselt vaja. Me ei mata siin seemneid, vaid me külvame neid. Ja nagu ka Chifi turbatablettidesse külvamise puhul ma panin kohe juurde sildid, sedasama teen ma siin ka. Et praegu ma külvasin Yellow Wonderi, siis ma kohe panen selle rea peale sildi ära. Et ma arvan küll, et ma mäletan, aga tegelikult ju ei mäleta. Nii et võtan siit järgmise, Red Cherry, ka üks väga-väga tore kirstomaati sort. Ja meeldib just kääridega avada neid pakendeid, sellepärast, et siis ma saan neid uuesti sulgeda, niimoodi, et nad lahti ei jookse. Ja samamoodi 2-3 seenet ühte nelikantpotti. Et kirstomaati seemned on siis natuke tillukesemad ja nad on tumedamad ja selle substraadiga natukene ühte värvi. Nii et need ma siis kohe ka surun natuke sügavamale ja kohe katan mullaga. Siis ma nagu näen, kuhu need seemned ka lähevad. Ja ma tunnen ka seda tehes, et see muld paraja niiskusega. Täpselt nii, nagu ma arvasin, et ma tahangi teha. Ja samal ajal ma soovisin ka tegelikult ju külvata 2 valgusidanejat. Et ma tahan natuke täiendada oma kuumaasika peenart ja märtsis veel jõuab kuulmaasikaid ette kasvatada. Kuigi ma tean, et mitmed tegelikult alustavad juba varem ja neil on võib-olla märtsis juba ka maasikataimed ära pikeeritud. Kuna need on väga pisikesed seemned, siis sageli on nad veel omakorda pakendis, et nad kuhugi kaotsi ei läheks ja kui ma vastu valgust vaatan ka, siis natuke koputan, et nad, kui ma nüüd käärdega lõikan, et nad oleksid siin paki alumises osas.
et nad mul siin kaotsi ei läheks. Ja ma panen siis nad siia ühe rea peale, aga kuna tegemist on valgusidanejaga ja tema vajab idanemiseks valgust, siis ma natukene sõrmega, mitte tugevasti, aga tasandan seda mullapinda selliselt, et see seeme ikkagi jääks mulla peale. Ja kui ma ka piserdan neid külvi, et siis see vesi ei viiks seda seemet endaga sügavamatesse kihtidesse kaasa, siis ta lihtsalt ei taha idaneda. Et ka kuumasika puhul siis seda kindlasti tähele panna. Nii. Need on sellised üsna tillud ja samuti substraadiga ühte värvi seemned. Ma siis siia 3 potti niimoodi ühtlaselt jaotan nad ära, et siin ongi kuskil 50 seemet. Ja siis ma saangi sellise külvitiheduse, kus ma tean ka, et siin on väga kõrge idanevus. Ma vaatan, mis paki peal oli kirjas 88%, see on väga kõrge idanevuse maasika kohta. Et nad on sellise tihedusega, et neid pikeerida on ka mõnus, et nad ei oleks nagu liiga üksteise otsas kinni. Ja sama protseduur on siis ka lõvilõuaga, aga see on suurem seemnepakk. Sellepärast, et kuna tema on tõeline tolmseeme, siis ühes pakis on peaaegu 7000 seemet ja kuna tema idanevus on 84, siis mul ei ole vaja 5000 lõvilõuataime. Nii et kui te teete ka suvelile ettekasvatust, teete külvi, siis mõelge, kui palju teil neid taime tegelikult vaja on. Ja kui palju teil on sõpru, kes on valmis neid üleliigseid taimi vastu võtma. Nii. Ja ma algusel panen oma peopesa peale need, et ma otse pakist ei vala kunagi mulla peale seemneid. Muidu juhtub tõesti see, et terve naabruskond on sama sorti lilledega varustatud. Ja samamoodi natukene siin sõrmega tasandan, aga siin ei olegi midagi enam tasandada. Ja vaatan, palju mul sõrme vahel neid on. Ja proovin neid siis võimalikult palju laiali külvata, et mul hiljem ka siis pikeerimisel oleks lihtsam neid taimi üksteisest eraldada. Ja sageli tegelikult lõvilõua puhul pikeeritakse väikse pundina, sest need idandid on hästi sellised õrnad ja sihvakad. Ja tema puhul on täiesti aktsepteeritav see, et teda pikeeritakse väikse pundina. Aga see ei tähenda seda, et me peaksime tegema ülitihedat külvi. Ja siis hästi sellise tiheda uduga võib pealt neid juba natukene piserdada, et siis see seeme saab selle mullega ka parema kontakti, aga kindlasti ei ole vaja neid üle ujutada. Ja nüüd ka, kui mul on idanemise ja sellise esimese paari nädala kasvu vaja neid kasta, siis ma jälgin, et ma teda nagu üle ei ujutaks, et kindlasti ei tohi siia siis sellist seisvat vett ohtralt jääda. Aga selline hästi tihe tuduga piserdamine on väga okei. Ja kuna külvimulla niisutasime ilusti läbi, siis ma arvan, et siin hea mitu päeva pole mitte midagi vaja ise teha. Ja nüüd gaas peale ja ongi valmis. Sildid, näete, oleks jällegi unustanud ja siis ma oleks pärast nuputanud. Aga õnneks on lõvilõua ja maasika idandid niivõrd teineteisest erinevad, et neid on siiski võimalik eristada. Kaane peale ja tema läheb mul otse siis ikkagi aknalauale. Aga märtsikuu puhul ma teen endale ka ühe väikse sellise maiuspala ja ma teen natukene sellist aknalaua külvi ka. Ja selleks ma üldsegi soovin kasutada hoopiski maitsetaimede mulda. Ja kompol on selline muld, mis on turbavaba. Nii et kes soovib enda aias ka turba kasutamist vähendada, siis võiks proovida neid kompotooteid, kus turvast enam üldse sees ei ole. Ometi on nad nii andekalt kokku segatud, et oma kasvuomadustelt on nad sama head. See on siis spetsiaalne maitsetaimede muld, kuhu saab maitsetaimi sisse külvata ja kuna siia on pandud ka lisaväetist juurde selliselt, et see väetusnorm on nii madal, et ta ei takista seemnete idanevust, aga samas on seda nii palju, et me saame oma sellise esimese aknalauasaagi kindlasti kätte. Ja ma siit praegu käega võtan, isegi palja käega on nii mõnus siit võtta praegu.
siis ta on paraja niiskusega, nii et ma ei peagi teda eraldi niisutama. Kui te ikkagi juba olete rohkem külvi teinud, siis teil tuleb kätte selline lihasmälu ka ja te juba saate aru, kas on parajalt või ei ole. Ja ma külvan 2 taime, üks nendest siis vajab mullaga katmist ja teine on jällegi seesama valgusidaneja. Ja ma täidan need topsid selliselt, et ma jätan siia umbes sentimeetri või natukene rohkem ruumi, et ma siis hiljem saan neid pealt kasta. Et kui ma täidaks selle poti ääreni täis, siis hiljem on kastmisega natuke keeruline. See kastmisvesi lihtsalt läheb ei tea, kuhu ise tahab. Ja see võib ka natuke seda nagu tulemuse ära rikkuda. Ja teise topsi ka. Et see on siis selline minu enda maiuspala, mis ma aknalauale külvan, et sealt ma saan siis vähehaavalt ka üht-teist juba noppima hakata ja ei ole ju tegelikult mitte midagi paremat, kui me saame aknalaualt endale värskeid maitsetaimi võtta. Ja ma külvan siia endale natukene ka salatit, sest ka salati jaoks tegelikult väga hästi see maitsetaimede muld sobib. Ja ma valisin praegu frillise, kuna mulle hirmsasti meeldib frillis. Ta on väga hästi ennast õigustanud jääsalati sort, aga temalt passib võtta ka neid väikseid, nagu öeldakse, beebisalati suuruses lehti. Ja siin on mul hoopiski sellised seemned, mis on kaetud. Ja siin sees on seeme, mis tõttu on mul seda täppiskülvi siin ka väga hea teha ja ma külvan nad umbes sellise 1,5 sentimeetrise, 2 sentimeetrise vahega. Nii. Ja siia mul lähebki kuskil umbes 10. Ja kui ma neid ikkagi mingil põhjusel ära ei tarbi, siis ma saan neid hiljem edasi istutada kuhugi. Ja siis, aga selle külvi alati salatite puhul ikkagi tuleb umbes 1,5 sentimeetrise mullakihiga katta, et aednikel joonlauda ei ole. Aga kogemus on see, mis õpetab, nii et kindlasti tuleb ise neid asju tegema hakata ja siis tekib selline õige arusaam ja tunnetus ka. Ja teine, keda ma tahan külvata, on basiilik ja basiilik on siis valgusidaneja ja tema külve siis ei kaeta. Ja ma väga teadlikult panin basiiliku seemned, aga sellised üsna tillukesed valmis siia aluse peale. See on sellepärast, et kui ma ennast ära unustan, siis ma valaksin terve paki sisu siia ühte 4 kantpotti. Ja kuna basiilik on väga hea idaneja, siis mul oleks lihtsalt neid taimi liiga vara märtsikuus, liiga palju. Nii et selleks, et ennast kontrollida, ma juba panin eraldi alusele need seemned valmis. Ja ma teen suhteliselt tiheda külvi mulla pinnale. Ja seda me siis ka, ma ei kata mullaga, sest tema on valgusidaneja. Ja temaga on veel see tore asi ka, mida just lastega vahva koos teha, et kui ma ta nüüd ära pihustan, siis tal endale tekib selline konnakullase sarnane kiht seemne ümber. Nii et ärge siis sellest ehmuge, seda ta tegema peabki. Ja kui ta on seda teinud, siis ta kindlasti ka idaneb. Ja siis ma lihtsalt pealt jällegi piserdan ära. Nii et ka selline aknalaua maiuspala on nüüd märtsikuus käima pandud. See minu enda rõõmuks. Aga ikkagi kevad ju edeneb kiiresti. Ja nüüd aprillis juba ka saab teha järgmisi ettekasvatusi. Siis samuti loomulikult kasvatada endale ette veel salateid ja osa kurke ka. Minule meeldib paar taime ikkagi ette kasvatada, just neid lühiviljalisi, sest ikkagi ma mõned viljad juba saan enne, kui mul põhisaag tuleb. Põhisaagi jaoks ma panen ka lühiviljalise kurgi seemned otse kasvukohale, aga seda umbes mai alguses, eks aeg näitab, mida selle aasta kevad teeb, et siis peab muld kindlasti juba olema soe. Nii et natukene ettekasvatuseks, aga enamus otse kasvukohale. Ja mis ma veel ette kasvatan 3-4 nädalat varem, on kindlasti kõrvitsetaimed, teid ei tohi ära unustada. Ja kindlasti ka kapsataimed ja miks mitte ka pak choi ja muu sellised. Et ma see aasta valisin ka punase kapsa, kuna mul on osa aiamaad sellises vaiulisemas kohas. Ja punane kapsas just ei taha avamaal just väga avatud kasvukohas kasvada, kuna ta on altis päikesepõletusele, siis ma sel aastal tahan ka proovida, kuidas varjulisemas kohas punane kapsas minu aias edeneb. Ja ikkagi juba kas aprilli lõpus
või mai alguses otse kasvukohale külvata loomulikult punapeeti, aga enne seda võib juba kasvama panna ka porgandit ja porgand on selles mõttes väga tänuväärne, et isegi kui linn peaks uuesti jahenema, siis tema ei pane seda absoluutselt pahaks, vaid ta lihtsalt istub seal mullas natukene aega ja pistab oma nina siis välja, kui ilm on jällegi soojem. Nii et ja no loomulikult ei saa me ilma aedloa ja herneta, kes siis lähevad ka otse kasvukohale. Aga nende puhul siis, kui muld veel ei ole väga soe, siis pigem mitte neid seemneid eelnevalt leotada. Aga kui te olete kindel, et ilm püsib soe, siis võib idanemise edenemiseks neid näiteks ööpäeva sooja sees hoida ja siis tulevad ka kiiremini üles ja saab natukene varem need esimesed kaunad kätte. Kõik need vahendid, mis te siin praegu nägite, tegelikult on saadaval Sorticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Ja kui see video oli sulle kasulik ja see meeldis sulle, siis kindlasti ole hea, pane see video alla ka like ja loomulikult me ootame ka sind selle YouTube'i kanali tellijaks. Toredat aiandamist!